kullasära Expressionsist. Uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Tere armas vaataja! Käes on laupäeva hommik ja on taas aeg hakata elu nautima. Tänast saadet me alustame Eesti kõige mugavamas ja kõige vingemas kinosaalis ja kohe uurime täpsemalt järele, et mida põnevat siin Foorum Cinema kinos veel toimub. Oleme võtnud istet väga mugavatel ja liikuvatel toolidel. Ja ma tahaksin küsida, milliseid eriüritusi Foorum Cinemas korraldab? Foorum Cinemases on meil eriüritusi kõikidele erinevatele sihtgruppidele. Alustades beebidest, sealt edasi on pere ja koduga on meil koostöö natukene vanematele lastele. Siis on veel eraldi noortele üritused, siis on eraldi naistele ühes vanusegrupis ja teises ja siis on veel üleüldine kinoeksklusiiv, mis on siis nii meestele kui naistele selline nii-öelda eriürituste lipulaev. Ja siis on meil muidugi veel selline tõeliselt kinogurmaani eriüritus, mis on siis igakuine ja nii-öelda, kui sa kord kuus käid kinos, sellel üritusel näidataksegi sellist filmi, mida sa kindlasti peaksid ära nägema. Ehk siis kuufilm on see üritus, kus ühtegi teist reklaami ei ole, ainult pool tundi järjest filmitreilereid, siis toimub kas mõni võistlus või viktoriin, auhinnad ja siis vaadatakse kõik koos filmi, mis alles siis reedest esilinastub, aga tavapäraselt me vaatame seda kolmapäeviti, neljapäeviti. Mis teeb Foorum Cinemas kinod eriliseks? No loomulikult see tõsiasi, et meie kinosi külastab jätkuvalt kõige rohkem inimesi Eestis. Meil on üle Eesti kinod Tallinnas, Viljandis, Tartus ja me oleme ka kõige vanem kino Eestis, mistõttu me oleme ka kõige tuntumad. Kui inimesed pahatihti mõtlevad, et mida kinkida ei tea, et ostame mõne kinkekaardi, siis tegelikult on samamoodi kinopiletid sellised kompaktsed asjad, mida siis saab igal üks kinkida ja inimene, kes selle elamuse endale kingiks saab ise valida, mis ajal, millisesse saali, millist filmi vaatama minna. Kui sa veel ei ole kinoklubi liige, siis kindlasti tasuks selleks saada, sellepärast et soodustused kasvavad iga kinos käiguga, mis tähendab seda, et iga järgnev külastus on järjest soodsam. Aga ära ei tasuks unustada ka Crazy't teisipäeva, mis tähendab seda, et kõik seansid on lapsepileti hinnaga ja sealhulgas ka siis sviidi seansid. Mina olen endale kätte saanud ukuleele, aga mina seda mängida ei oska. Nüüd on meil aga suurepärane võimalus kuulda, kuidas mängib professionaalne muusik ukuleele mängija ukuleelet ja kuidas me saaksime ise ka mängima õppida. Hei! Teeme siis kirjeloo. Mina soovitaksin alustada sellest, et sa võtad 1 tunni õpetaja juures, sissejuhatavat kiiret koolitust, õpid kõik nipid ära ja siis võid edasi ise minna. Muusikalist kuulmist, ma arvan, et seda ei ole üldse vaja. See tuleb väga kiiresti. Igaühel on mingisugune lemmiklugu, mida ta teab ja sellega on hästi lihtne jäljendada seda. Kas sa võiksid mulle mõne lihtsama tuuri õpetada? Kas kõige lihtsama? Kõige lihtsama? Kõige lihtsam tuur on tegelikult üldse sa ei pea näppe kuskile panema. Sa teed lihtsalt niimoodi. Ja, see on A minor 7, aga ütleme, kui sa paned näpu peale ikkagi, siis sa võtad 3. näpu ja sinna käib, see on siis C-tuur. Ja siis tõmbame 1 korra A minori.
ja siis teeme 2 korda F-i. Kohe tahakski küsida, mis vahe on kitarril ja ukulelel? Lihtne vahe. Esiteks ühel on 4 keelt ehk ukulelel, kitarril on 6 keelt. Ja see võib-olla on kõige suurem erinevus selle poole pealt, et mänguvõtted on tegelikult selle 4 keele peal on tehtud nagu mugavdatud, et oleks kergem mängida. Ja see ongi see üks esimene põhierinevus. Teine põhierinevus, suurus. Ukulele hea pisike, võtad kaasa, lähed reisile. Aga kui ta ei ole nii keeruline kui kitarr, kas ta siis ka võimaldab vähem? Ei võimalda, kui tegelikult seal on pigem on see, et kui see tehnika, mis sa nüüd omandad selle aja jooksul, siis seal on hästi palju keerulisi tehnikaid, see trummeldamine pluss kasutada seda pilliga veel trummina. Seal on võimalik väga ägedaid meloodiad sellest välja võluda. Ja kas see siin on mandoliin? See on mandoliin, jah. Eestis väga populaarne. On erinevad orkestrid, kes meil on siin kliendid, et koguvad erinevas vanusegrupis jälle samamoodi pundid kokku ja ta on alati olnud au sees, et Eesti siin vabariigi ajal juba olid tegelikult suured tehased püstis, kus tehti häid mandoliine ja ta on populaarne kogu aeg olnud. Kas teie juures saab ka kasutatud pille osta, kas saab kasutatud pille müüki tuua? Meil on põhimõtteliselt kõike võib tuua, välja arvatud siis suured klaverid, need lihtsalt ei mahu meil ära. Peaaegu, et sain juba ühe loo selgeks. Lähme nüüd vaatame, mis me täna veel leiame. Ja nüüd räägime sellest, kuidas teha väikelapse vanemana keskkonnasõbralikumaid ja lapsesõbralikumaid valikuid. Kuidas sina ise jõudsid riidest mähkmeteni? See oli hästi lihtne algus pärast esimese lapse sündi, kui ta sai 7-kuuseks, siis algas meil kodus suhteliselt suur selline roherevolutsioon. Otsisime siis alternatiivi just ühekordsetele mähkmetele, et oleks midagi, mis oleks lapsesõbralik, keskkonnasõbralik ja samas ka rahakotisõbralik variant ja riidest mähkmetamist nagu väga hea alternatiiv olevat. Ja pärast esimese 3 siis mähkme tellimist ja kasutamist teeme me suht kindlad, et need mähkmed sobivadki nagu meie elustiiliga ja meie beebile. Me tahtsime mähkmed, mis oleks siis ühes suuruses, ehk siis sünnist kuni potitreeningu perioodini. Nad oleksid lihtsasti kasutatavad, lihtsasti hooldatavad ja siis nendele saaks nagu kindel olla ükskõik mis ajahetkel, ehk siis minnes välja pikkal autosõidule või siis kasutades ööune ajal või siis niisama igapäevaselt. Ja meie jaoks nagu vabapuu täitis kõik need kriteeriumid. Toote valikus peale riidest mähkmete on riidest mähkmete tarvikud muidugi. Meie kodulehelt leiab ka puidust mänguasju, mis siis toetavad Waldorf ja Montessori pedagoogikat ja samuti ka naturaalsest kummist tooted, mis siis on samuti beebile nagu kõige parem variant tema esimestel elukuudel ja hiljemgi. See tootevalik on mõeldud eelkõige sellisele teadlikule tarbijale. Juhuslikult oleme ka avastanud seda, et kõik need tooted, mis meil siis siin on valikus, kannavad ka omas mingid teatud väärtusi, et kõik nad on eetiliselt ikkagi toodetud. Jälgitakse seda, et beebidel ja vanematel oleks siis vägagi mitte kahjulikke aineid kasutataks nendes toodetes ja need oleks nagu mugav kasutada ja need oleks nagu läbivalt, et mitte nad ei toetaks ainult ühte perioodi lapse elus, vaid sa saad päris pika aja neid kasutada. Ja kuidas tellimine käib siis? Eelkõige läbi veebipoe. Me oleme erinevatel üritustel tavaliselt kohal olnud, et sealtpoolt vaadata neid ja samuti on võimalik Tallinnas ka koha peal tellida neid, tulla vaatama ja siis endale meelepärased tooted välja valida. Mähkmete värviline maailm on nüüd üle vaadatud ja läheme hoopis teiste teemadega edasi. Nüüd me oleme oma seiklemistega jõudnud Tartusse, sest siin on midagi, mis meeldib kõikidele inimestele. Ja ei, see ei ole mitte raha, vaid selle paberi sees on hoopis midagi muud.
no milline maiustus maitseb eestlastele kõige rohkem? Kui võtta nüüd seda sortimenti, mida meie müüme, siis kindlalt on kummikommid. Me esindame Hispaania kummikommifirmat Vidal ja selle müük iga aastaga järjest tõuseb. Kui nüüd võtta seda, et kõik vanusarühmad, siis loomulikult on kommikarp meie valik väga hästi vastu võetud. Meil on erinevad riigid, kus me toome, et me loodame täita neid auke või maitse-eelistusi, mida inimesed soovivad, aga ei ole, sest meie aga toome. Siis kui võtta emadepäeva, siis meil on väga ilusad kommikarbid, no ütleme need, kes käivad tööl, et saavad lubada endale natukene kallimat. Ja kindlalt on meil ka mõeldud et lastele, kes tahavad koju viia oma emale ja see investeering, mida ta siis teeb, on ainult väike süda ja ta maksab võib-olla 10 senti, aga ta saab rõõmu valmistada oma ema. Mis kõige ekstravagantsem või huvitavam asi teie laos praegu on? Väga suur eelistuse või ekstravagantsuses on asi, millisele vanusarühmale see läheb. Et kindlalt lastele meeldivad hästi-hästi hapud ja nüüd viimasel ajal on sellised kummikommid, mis on pehme kummikomm, nagu meil on nüüd Snake ehk madu, mis on meetrine, see on ühtepidi väga imelik, aga lastele sobib. Kas kommilaos töötades vabal ajal veel ka kommi süüa tahad? No üldjoontes ikka tahan jah, et mingil põhjusel ei ole mul see isu kadunud, kuigi ei tohiks vist enam nii palju süüa, aga me ei saa nii tööalaselt, kui me ostame kommid sisse, me maitseme kõik läbi, enne kui me selle rahvale pakume ja teiseks me teame, mida teeb konkurent ja selle tõttu me jälle ikkagi sööme ka vabal ajal. No nii, nüüd oleme tutvunud küll väga suure hulga erinevate maiustustega. Küll tahaks hakata neid kõiki maitsma. Meie läheme nüüd väikesele reklaampausile, aga sina tule kindlasti pärast pausi tagasi, sest me hakkame nüüd Tartus ringi vaatama, mida toredat me siit veel leiame. Kullasära Expressionsist. Uus luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon. Uskumatu luksus alates 7 eurost. Expressions. Kohe kuuleme kahest väga põnevast kontserdist, mis leiavad aset täna õhtul ja homme õhtul. Kas teie tantsustuudio puhul on see tavaline, et teil on päris ehtsad pillimehed siin olemas? See on tõesti nüüd juba tavaline, sest et sellest on 4 aastat tagasi, kui ma esimese poisi ja teise poisi ja kolmanda siia nii-öelda kättpidi tõin ja on ka tantsusolist, et see on nendel nagu teine selline täismahus kontsert, mida nad siis praegu Eestis annavad ja täna õhtul on Tallinnas ja homme on siis Tartus. Täna on Tallinnas Kumu auditooriumis ja homme on siis Tartus Ermi Jakub Urda saalis, et kõik flamenco ja muusika, kindlasti rõhutan muusikahuvilised, et tulge palun vaatama, sest see on tõesti ainulaadne. Ja kas siis lisaks muusikale on seal ka tantsu? Ja lisaks muusikale tantsusolist, kes siis teeb muusikutega koos, täpselt sama palju aastaid juba koostööd. Aga mis sinule flamenco juures meeldib? No mina olen lapsest saadik tahtnud tantsida ja olen õppinud siin ja seal ja lõpetanud neid ja noid koole, et olla ise laval ja nüüd ka muidugi siis tantsuõpetaja. Kuna ma olen ka Eesti tantsuõpetaja olnud, siis flamenco on selles mõttes natuke vabam stiil, et inimene tegeleb ise endaga, et ta ei sõltu nii palju paarilisest partnerist. Meie väiksem stuudio siin käivad harjutamas meil kõhutantsijad, siis india tantsijad, siis muidugi Castaño, siis on meil ka selline tore sõpruskond, kes käib ka hispaania keelt üks kord nädalas siin harjutamas. Nii, et siin on suured Hispaania fännid koos? On. Castaño Flamenco Quintet will be today in the evening in Tallinn, in Kumu Auditorium.
at 7 o'clock. And tomorrow we will go to Tartu to play at RM, Jakob Hurda Saal. And that one will be at 4 o'clock. We will offer a new spectacle that we have prepared this year. It's called Abanico. And we will offer there several choreographies in traditional styles of flamenco. We will offer choreographies and songs by very important and good flamenco artists, and all of them within the flamenco typical styles. Nüüd, kus selle nädalavahetuse kultuurisoovitus on antud, võime edasi rääkida natukene ilust. Kuidas peatada aega? Sellele küsimusele hakkame me vastust otsima esteetilise kirurgia kliinikus, kus meile hakkab rääkima ilusüste tegev kirurg, kes on ilusüstide vallas läbinud maailmas ka mitmeid süvakoolitusi. Mis on ilusüstid ja miks neid vaja on? Et praegusel ajal teeb sageli inimestele mureks nende väsinud välimus, sageli öeldakse neile, et nad näevad välja kurjad. Et siis võib esimese asjana mõelda, kaaluda ilusüste. Ilusüstidega me vähendame, peatame ajutiselt vananemise ilmingud, vähendame kortsukesi, värskendame üldist ilmet ja seeläbi ka parandame patsiendi enesetunnet, enesekindlust. Enne konsultatsioonile tulekut võiks kodus rahulikult peegli ees kindlaks teha, mis kõige rohkem häirib, mida sooviks paremaks saada. Ja siis juba kliinikas siin koos vaatame konsultatsioonil üle, mida on võimalik teha, millised protseduurid on patsiendile sobivaimad saavutamaks oodatud tulemust. Konsultatsioon kestab kuskil pool tundi, süstimine ise circa 15 minutit. Kindlasti kõiki vaatajaid huvitab. Kas see on ka valus? Natukene valus küll, jah, aga kindlasti rohkem on ta ebameeldiv. Vajadusel saame kasutada alati tuimestavaid kreeme. Peale protseduuri võib sisuliselt kohe taas pöörduda tagasi igapäevategevuste juurde. Peale süstimist võib olla kuskil pool tundi kerget punetust, see reeglina mööldub ajas ise. Maksimumtulemus saabub kuskil paari päevaga ja kestab kuskil pool aastat kuni aasta, sõltuvalt siis protseduurist kasutatud preparaadist. Meie kliinikas kasutame botulinitoksiini ja hyaluroonhappe täitesüste juvetermid täiteainete näol. Botulinitoksiini kasutame näo ülemises kolmandikus miimiliste kortsude silumiseks ja hyaluroonhappe täitesüste siis näo keskmises ja alumises kolmandikus kortsukeste täitmiseks või ka huulevolüümi lisamiseks. Peale konsultatsiooni anname patsiendile kaasa raamatukese, kus on kirjas talle tehtud protseduur, preparaat ja süstekohad ning kogused. Iluprotseduure võib ka kinkida. Nimelt on kliinikas olemas ka kinkekaardid, mille eest peale ilusüstide saab ka kirurgilisi protseduure. Nii et tule ja broneeri aeg. Avalikus kohas imetamine ei ole ammu enam mingi tabu, aga iseküsimus on muidugi see, et kust leida nägusaid imetamisriideid. Tuli selline mõte hakata tegema imetamisriideid? Idee tuli iseenda vajadustest, just sellepärast, et tänapäeval turul ei ole tegelikult väga palju naiseliku lõikega riideid, et tunnen ennast mugavalt ka ütleme kohvikus imetamisega ja siis otsustasin, et tuleb ise midagi välja mõelda, ise midagi teha. Ja millest sa oled inspiratsiooni saanud siis nende mudelite väljatöötamisel? Eks ta ikkagi võtan natukene nagu enda maitse järgi, et minu jaoks on oluline, et see kleidi pikkus oleks siis selline, et ma saaksin tegeleda ka lapsega samal ajal, et ma ei peaks muretsema, et ma pean teda kuskilt allapoole sikutama ja samamoodi minu jaoks on nagu oluline pihalõige, mis tooks just selle nagu naiselikkuse vormi välja. Kellele need riided sobivad ja kellele nad võiksid siis meeldida? No sobivad ikka kõigile, kellele endal nagu meeldivad. Kindlasti kanga poolest sobivad nad kõigile.
just sellepärast, et ma kasutan hästi palju trikotaaži, just niisugust venivat kangast, et kuna meil kõigil rinnapartii, eriti veel imetamise ajal piimapaisud ja kõik, et siis kui ma võtan niisuguse jäiga kanga, siis tegelikult võib tekkida probleem, et mõni S ei mahu või XL nagu teineteise vahele ei mahu ära, et siis see trikotaaž võimaldab erinevatele suurustele kohandada nii-öelda. Kas sa oled tagasisidet ka saanud neile riietele? Jaa, olen ja väga-väga positiivne tagasiside on olnud, et on kantud kleiti ka ettevõtte peol, kus laps ei olnud kaasaski, et jäädi väga-väga rahule, et tal oli valida nagu hästi palju erinevaid riideid panna, garderoobist valida ükskõik milline kleit, ta pani ikka selle sama kleidi. Et peitlukude eelis on see, et nad ei paista välja ja siis saabki nendega käia vabalt igal üritusel. Kust neid riideid saab osta? Riideid saab antud hetkel osta e-poe kaudu mareesabrand.eu. Meid saab jälgida Facebookis, Instagramis, seal on kõik lingid olemas, viited ja e-poe kaudu. Kes satub Tartusse, võib eelneval kokkuleppel tulla ka koju vaatama neid ja selga proovima. Kui kiiresti need kätte saab e-poe kaudu? 1-2 päevaga on üldiselt nagu tegelikult kätte saadud, et väga äärmisel juhul läheb kauem, et suurusi saab ka tellida neid, mida näiteks on e-poes otsa saanud, siis sellisel juhul läheb lihtsalt natuke kauem aega, et siis võtab õmblemine aega. Riietest on räägitud, nüüd on õige aeg rääkida jalanõudest. Kas sina tead, mis asi on lotu? Vihjeks võin öelda nii palju, et on välja mõeldud Tartus ja et on jõudnud juba moelavadele. Ma näen, et siin kollase seina taustal on üks väga äge kingade kollektsioon. Kas need on Eestis toodetud? See on toodetud Eestis, see on toodetud Tartus ja see on toodetud meie majas. See on meie väga uhke kaup. Nende nimetus on lotud. Ja kui palju erinevaid värve neid on? Kuskil 15 on täpselt ja võib-olla veel rohkemgi. Ja kas need on siis mõeldud nii naistele kui ka meestele? Ja see on universaalne. Hakkab suurusest 34 kuni 45. Aga kui on soov teha suurem, siis meil on modelöörid ja modelöör, kes on mõelnud seda modelit välja, tema teeb teie suuruse ka. Peale lotu me müüme matkasaapad, turvajalatsid ja kõige suurem kogus, mis me valmistame, on militaarjalatsid. Viimasel ajal me hakkasime töötama selles suunas nagu vaba aja jalats meestele ja tuli välja, et on vaja teha universaaljalatsid. Kas ettevõtted saavad teilt siis tellida ka eritellimusi? Ja, eritellimused, kõigidel on jalad erinevad, ütleme nii. Ja siis ongi niiviisi, me mõtlesime välja, et peame tegema inimestele eritellimused. Kutsume modelööri. Modelöör võtab jalamõõdud. Kuu jooksul me valmistame selle paari. Ja ma näen siin ka väga huvitavaid saapaid. Need on siis nagu tanksaapad sellise värvilise nahaga. Jah. Tööjalatsid me pakume kloogid, need 2 rida, kingad, poolsaapad ja saapad. Kõige populaarsem, mis meil on vaba aja jalatsist, ma mõtlen, et meil on matkasaapad. Meil on matkasaapad sellised, mis on veekindlad. Kui konveieril tuleb see toode, siis me testime 10% toodangust. Ja kui see on kõik testi läbitud, siis partii on kõik okei. Kohtume siis jälle juba siis, kui kevad on juba alanud, mis ongi siis juba järgmisel laupäeval. Siis me seikleme nii Tallinnas kui ka Tartus.